Kas Ameerika lipp võiks taas lehvida USA saatkonna kohal Kaabulis, seekord Talibani võimu all? Endine USA suursaadik Ronald Newman ütleb, et jah. Jah, ma suudan seda ette kujutada. Ma arvan, et Taliban peaks tegema mõningaid poliitikamuudatusi. Peamiselt seetõttu, et Ameerika sisepoliitiline vastureaktsioon oleks väga tugev, kui lihtsalt eirata seda, mida nad eriti naistega teevad. Ma arvan, et see oleks väga tugev, kuid on ka põhjuseid uuesti avamiseks ja ma võin hästi ette kujutada, et Ameerika Ühendriigid seda teevad. Hoolimata piltidest, kus ameeriklased 2021 aastal Kabulist lahkumiseks kiirustasid, ei olnud mingisuguse suhte säilitamine Washingtoniga Talibani jaoks kunagi täielikult välistatud. Taliban tegi selgeks juba Doha läbirääkimiste ajal, et nad soovisid poliitilise suhte säilimist. Nad tahtsid, et sõjavägi lahkuks. Tegelikult toimub juba mõningane suhtlus. USA ametnikud on sõitnud Kabuli läbirääkimistele, samal ajal kui Washingtonil on endiselt praktilisi põhjuseid Talibani esindajatega suhelda seal, kus nende huvid kattuvad. Ameerika Ühendriigid suhtlevad juba teatud valdkondades Talibaniga pragmaatiliselt. Kabuli on korraldatud missioone, eriti seoses Afganistanis kinnipeetavate Ameerika pantvangide vabastamisega ning samuti terrorismivastase võitlusega. Kuid Taliban ise on endiselt väga problemaatiline. Naiste kohtlemine on muutunud veelgi äärmuslikumaks, samal ajal kui tõsised küsimused püsivad seoses Al-Qaeda ja teiste radikaalsete relvarühmitustega, kes Afganistanis tegutsevad. Mõnes mõttes on vastus jah, kuid teistes aspektides on vastus murettekitaval kombel eitav. Kindlasti ei ole see muutunud, see on isegi hullemaks läinud, olles peaaegu keskaegne islami käsitlus, mida enamik moslemi riike ei jaga. Kuid eemale jäämisel on samuti tagajärjed. Venemaa on juba ametlikult tunnustanud Talibani valitsust. Hiina on loonud tihedad sidemed ilma, et oleks seda ametlikult teinud. Ja Afganistani naaberriigid laiendavad pidevalt kaubandus- ja poliitilisi suhteid. Esiteks oleme me varemgi Afganistanist eemale jäänud mitmel korral. Ja ma ütleksin, et iga kord, kui me pöörame Afganistanile selja, saame lõpuks valusalt vastu näppe. Afganistani ulatuslikud maavarad võiksid lõpuks anda Washingtonile veel ühe põhjuse taas kaasa lüüa. Potentsiaal on olemas, kuid praegu jääb see siiski väga pikaajalise perspektiivi tasemele. See on potentsiaalselt huvitav, kui mõista, et see potentsiaal realiseerub alles aastate pärast. Sest maavarade arendamiseks peavad ettevõtted investeerima. See nõuab teatud tasemel turvalisust. Ettevõtted peavad uskuma, et turvalisus kestab. Peab olema ka teatud määral õigusriiki. Praegu ei ole sellest midagi olemas. Teoreetiliselt võiks see kõik luua. Kuni seda pole loodud, ei usu ma, et see oleks tõsiselt võetav idee. Kui Washington peaks Kabuli naasma, ütleb endine suursaadik seal, et nad ei tohi korrata mustrit, mis aitas õõnestada nende 20-aastast kohalolekut Afganistanis. Liiga vähe investeeringuid ajal, mil riik oli suhteliselt stabiilne. Seejärel voolasid miljardid sisse liiga kiiresti. Afganistani riik muutus sõltuvaks Ameerika kaitsest ja ei suutnud kunagi piisavalt avalikku usaldust koguda, et ilma selleta ellu jääda. Kui ma seal olin, hakkas olukord näiteks alles halvenema. Ja ma taotlesin summat, mis nüüd tundub väike, kuid tollal tundus see väga suur, $600 miljonit täiendavat majandusabi. Ma sain 600, mida ma küsisin ainult 43, sest Iraak neelas kõik muu endasse. Hiljem panime sinna miljardeid. Aga kui me panime sisse suured summad, tegime seda liiga kiiresti. Ja me suunasime selle väga piiratud piirkondadesse riigis, püüdes saavutada kiiret stabiliseerimist. Ja Afganistani poliitiline süsteem ei suutnud seda raha ära kasutada. Kui süsteem ei suuda seda kasutada, kaob see korruptsiooni tõttu. Nii et kui suursaadik Newman saadetaks täna tagasi Kabuli, oleks tema lähenemine väga erinev. Ei mingeid suuri lubadusi, ei usaldust ega järeleandmisi, lihtsalt lootuses, et Taliban võib hiljem muutuda. Sa peaksid vahetama ainult tegelikke samme tegelike sammude vastu. Nii et kui saatkonna avamine on midagi, mida afgaanid tahavad, võib see olla ka meie huvides. Aga meil on mitmeid asju, mida me tahame. Meil peaks olema midagi konkreetset, mida nemad samal ajal vastu teevad, mitte lihtsalt lubadus, et võib-olla teeme seda hiljem. Ja see peabki käima samm-sammult, sest usaldust ei ole. Kumbki pool ei usalda teist. Ja kummalgi poolel pole ka põhjust usaldada ega uskuda teist. Ja kui sina
teed selliseid asju nagu saatkonna avamine ilma midagi vastu saamata, siis jätad lihtsalt mulje, et afgaanid ei pea omalt poolt midagi muutma. Nad lihtsalt jäävad paigale ja Ameerika Ühendriigid annavad järele ning muudavad oma seisukohta. Washingtoni jaoks ei pruugi Afganistani naasmine enam olla mõeldamatu idee, kuid endise suursaadiku sõnum on selge. Kui Ameerika naaseb Kabuli, ei tohiks see toimuda Talibani tingimustel.